Ei, algus on just see... Ma jätan Oskari Tallinna lennujaama. Kell on... Jah, ei. Kell on 2:10. Lennuk läheb 5:40. Lennuk. Ma nagu ütlen ette, mis sa ütlema. Ei, ma tegelikult... Lennuk läheb 5:40. Näite, et sümbus ka, näite, kui nagu täpselt see lennujaam praegu on. Oota, boarding on 5:10. 3 tundi on aega. Bombastic sideline. Ma oleks saanud alles nagu pool tundi tagasi sõitma hakata, kui ma oleks nagu ise liikunud. Ja meil on siis väravad 5C või 5D, mis on siis siin lennujaama alumisel korrusel, kus on kõik 5. väravad. Ja siin on nii palju inimesi, ma nagu ei tea, kuidas me nagu managesime istuma saada. Nagu hella packed. Wild. Lähme siis vaatame, kui palju lennujaamas asjad maksavad siin alumisel korrusel. Enne korra kõndasime siia ja ma mõtlesin, et äkki ostaks midagi head magusat ja siis vaatan korra kõrvale ja näen, et mingi šokolaadi küpsis on 5. Bro, 4,80. Mingi perses, isegi näe hea välja. Ma armastan neid, saad aru, Tartu bussijaama erikioskis on 2 vahvlit, 1,50. Koolis meil ka. Inflation. Ja. For the low price. Sa saad teada, kuidas Luigi maitseb. Mulle meeldib, kuidas sa paned neid 200 väikest kokku. Nii, ma otsustasin siis hüpermendi kakao ja kasuks. Nii maksab mingi 10 €. Hüpermendi kakao. Ei soovi siirupit. Banaani siirupit äkki hüpermendi kakao. Me vahepeal arrivisime Frankfurti. Tulime maha, tulime lennujaamast välja ja nii fucking confusing, et me tulime taksoga train stationisse ja nüüd manööverdame Bershkasse, sest et mul on vaja pükse. Also, check this fucking view in New York. Väike new update. This is cool. Seal on see mingi eurovärgi sign. I really remember what it means. On. Ma lühkasin vaja. Ei saab. Kaamera, kohver, palav on. Ma usun. Ja lähme edasi. Ma väike vend kirjutas. Lähme siit üle. Mind ikka teevad. Seal on mingi fountain. So, me nüüd ära finishida. Võtsime ka kaasa. Mõlemad väga näljased. Olime. Ja ma võtsin äkki heal juhul mingi 4-5 ampsu enda Chipotle bowlist. Ja sa võtsid... Sa ikka sõid üle mingi 3 veerand ära, ma ütleks. Aga ma praktiliselt söön mitte midagi. Ja allasid. Ja nüüd me lähme Dunkin Donutsisse.
sest et ühel on kõht liiga täis, et soolast süüa, aga kõht pole viisalt täis, et magusat mitte süüa, onju. Ja pluss Dunkin Donuts kaugelt tahan. Jah. Anyways, võtan truudi testada. Siin siis Dunkin Donutsist ühe matcha latte. Ja cookies and cream donuti ja siis ühe white peachy Red Bulli. Läks 12 midagi jooki. Läks kämmasse. Min pani mulle automaatselt suure joogi. Ma ei rikaldi, et ma oleks ta läinud, et ma tahan suurt jooki, sest et first of all, ei, seal oli mingi deal, onju. Et medium ice drink, onju. Ja üks donut. 4,95. Aga no, I guess see jook oli viiekas, see oli 7 midagi, 7,95. Kas see fucking reed oli siis mingi 4 jooki või? See on võimalik. No see on mingi persed. Ei, oli küll. Vesi oli mingi 3,20. Okei, no siis võib-olla. Ma arvan. Anyways, let's try the matcha latte. Kas on money's worth, kas on viiekat worth või kas on ikka täisputs? Child. Anyway, so. No see maitseb nagu muru. See ei ole halb, aga ma olen paremat matchat saanud väiksema raha eest. Ma ei tea. Also. Tegelikult, külma on. Ei, no ta on hea, see on selline refreshing. Sõõriku teistest. Kas Dunkin Donuts on overhyped? Viskasid tagasi. Selveri sõõrikud on paremad. Selveri sõõrikud on paremad. Mis iganes tapaks siin toimub. Saaks ma nagu saksa keelest aru, ma ei saa aru. Jaa. Tubli. See on kooti stiilis, kui ma ei eksi. Ei. A few moments later. Juhuslikult ei kõnele saksa keele harrastamist, mis tähendab, et ma ei saa aru, kas see on mingi Labor Day värk. Kas nad protestivad midagi kuradi Labor Day'l? Tegelikult peaks guugeldama, mis toimub. Sest et see on nagu selline interesting. Natuke mõtisklesin. Mis veel õige sõna on? Mõtisklesin. Arvutasin. Tegin ärikõnes ja jõudsin selgusele, et matcha on sitt. 5 euki eest, oota, grillid. Poa eest, kus räigelt haibitakse jooke. On siin matchas need matcha pulbritükid sees. Absoluutselt unacceptable. This is not okay, guys. So väike summer edition White Beach Red Bull taste test. Sugar-free kohta sitaks hea. No actually jumala hea. Aga see veits reaalselt maitsebki nagu see Eesti Beach. On ja? Nagu see Eesti Beachi oma. No, ma ei ootanski väga midagi. White Beach my ass. Yes, beach. Ja nagu lahjem. Ja nagu suhkruvaba. 8 prosa. Loogime. Me oleme kuskil Hiiumaal praegu. Kuskil pära perses. Me oleme 40-100 000 sammu kõndinud. Airbnb-sse. Okay. Näeme välja nagu mingi runaway. Mul on 8%. Kui tean, kus ma olen enam. Kõik on valus. Kõik on valesti. Tahan ära tappa ennast. Heat wave, me põleme. Ta põleb rohkem. Ta ei suuda isegi rääkida vahel. Ja nagu lahjem. Absoluutselt ei viitsi. Me tulime tee peale nüüd ja
That's about it. Almost saime auto alla. Jõudsime Airbnb-sse. See on mingi full päraputsis. Me ei saanud ust lahti. Me ei saanud ust lahti, sest et instructionites ju ei olnud kirjas, et selleks, et sa saaksid ukse lahti, sa pead keerama seda lukku ja samal ajal twistima seda ja siis lükkama, et see uks läheks lahti. What the fuck? Ja see on jumala päraputsis ja siit lähimpood on selline hea 350 meetrit. Good news, great news. Halb news on see, et see läheb lahti alles homme kell 7. Hey, so low-key forgot about this. Aga Tyler ready? Mul on enda sealt Call me if you get lost jacket seljas. Või seljas, praegu ei ole seljas, sest seljas on 28 kraadi. Väga fucking palav on. Me liigume linna, uksed lähevad lahti kell 6. Uksed lähevad lahti kell 6, aga me umbes oleme mingi 4:30 sinna. Nii, tahaks mürtsi osta ja me lähme Dunkin Donutsisse. Näita enda fitti. Mis ma näitan? Turn around. Yes, ja hallid teksad. Ja Bruni Jordan, jah. Anyways, nagu ostan mingi veel ühe puisa endale juurde. That is not needed, aga Vähe neid, jah? mul on nii vähe pusasi. Hella fucking palav on. Mul rinnakate alt sellik higistab. Mitte kuskilt pealt, ainult rinnakate alt. Ma Dunkin Donutsist midagi, kuigi ma enne heitsin selle peale, aga tead, tuli isu. God forbid, tütarlapsel tuleb isu asja üle, mida ta absoluutselt trash'is, aga jah. Kontserdipiletiga Saksamaal on ühistransport tasuta kontserdi kohta ja kontserdilt tagasi. So pluss ja pluss punktid Saksamaal. Aga me prooviks enne ühte kodus olla, sest et meil läheb homme kell 6 peab juba nahku minema. Hella fucking palav on. Welcome to Golf Europe. Väike new pusa. Isegi vaatasin, et see valge, see mingi mäsk pusa ei olnud nii halb. Suht haige. Oli vetsu vaja. Nagu marudelt vetsu vaja. Väljas on nii fucking palav ka, siin on ise ühe. Ja siis meie kõrval istus mingi friend group nagu fuck it. Kas ta võis asju valvata, et nagu käiks vetsus, siis me olime nagu oh my god, yeah, of course. Tead, ma olen nii optimistlik, et alati kõik workoutib. So, mis seal ikka? So, väike post-Pharmacopoeia tour update. Almost surin Lil Yari moshpitis ära. Siis kuna me läksime nii vara, mis tegelikult oli pointless, sest et ma oleks saanud nagu hiljem minna ja täpselt sama view saada, mis meil pärast lõpus oli. Aga almost panin pildi tasku, almost kettisin nagu Tyleri seti lõpus. But, got this hoodie. No nii. Liigume siis lennujaama, kell on 5:39. Selline fun, ma ei ole väga tired, Oskar on vist veits rohkem tired. Ma sain selline hea 2,5 tundi magada, veits rohkem ehkki. Ei, see oli chill. Siin me kõnnime. Elame üle.
mul on käekott, Oskaril on kohver ja seljakott. Väike Purple Red Bull. Chill. Kotis 2 smuutit. Ka väga chill. Ei no, fun trip oli. Täna on jumal norm olla, jalad ei valuta ega mitte midagi. Tahaks lihtsalt airporti jõuda.